tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu vlogi. Tänane hommik hakkas tegelikult 5:30, kui minu äratus helises ja ma pidin üles ärkama ja sättima ennast Tallinna poole. Ma sain Tallinnasse oma armsa Liisaga ja ma võtsin kaasa literaali terve oma kodu, riided, jalanõud, meigid, tehnikavidinad, juukseasjad. Ühesõnaga, ma tulin põhimõtteliselt elama Tallinnasse ja ma ei tee nalja. Ma võtsin kaasa oma käekoti, mis on põhjatu. Mul on siin päikseprillid ja valuvaigistikott ja pulmakaart ja kutse. Siis me käisin vahepeal Statoilis, Circle K tähendab pekaanisaiad, pesi, seljakott, kus sees on lepakas, et ma saaks teha tööd. Padi, suur kohver täis tervet mu elu. Ennetamaks küsimusi, kus ma selle sain? Ma sain selle Primarkist. Ja kui sa mõtled, et miks sul on padi kaasas Tallinnas, siis see on sellepärast. Me saime tegelikult jõuludeks Mikuga minu õe perelt sellised head padjad, aga kuna me magame siin diivanil ja see diivan pigem vajub sisse, ei ole toetav seljale, siis need padjad tunduvad hästi kõrged. Ja meile ei meeldi kõrged padjad, Seega ma võtsin ühe vanema padja oma kodust, mis on pigem madalam ja ma võin olla ekstra, kui ma tahan, nii et ma olen väga ekstra. Aga võib-olla näitame siis teile natukene seda kohvri sisu ka, mida üks inimene võtab kaasa, kui ta tuleb 5 päevaks Tallinnasse. Kõigepealt ma näitan, mis mul eelmine kord maha jäi. Kui ma Tallinnast ära läksin, siuke valge teesärk mangost, see läheb siis tüdrukute õhtul selga, ehk siis homme. Ja kleit, mille ma sain Mojitost ja see on mega ilus lihtsalt. Nagu ma olen nii rahul sellega. Ma otsisin mingi 2 tundi õiget kleiti ja siis ma lõpuks leidsin selle. Nii et oli edukas ostutrip, aga lihtsalt ma pidin 2 tundi kulutama enne, kui ma jõudsin Mojitosse ja leidsin selle perfektse kleidi. Aga nüüd ma näitan teile, mis on minu kohvris. Enne panen muidugi prillid pähe, muidu me ei näe ju mitte midagi. Üldsegi, kui sa ei istu oma kohvri peal, kui sa seda kinni paned, et kodust lahkuda, siis kas sa üldse pakkisid oma kohvrit? Sest ma pean reaalselt iga kord istuma kohvri peale, et see kinni läheks, sest mul on lihtsalt nii palju asju seal sees. Tada! Esiteks kossid tüdrukute õhtu jaoks, eks ole. Dr. Franklinid, suht mõttetud, selles mõttes, et väga halva kvaliteediga. Mul on need kossid olnud vaevalt 6 aega ja juba tulevad siit selle ääre küljest lahti. Ärge raisake oma raha nende peale. Selle ma sain muideks Jaga keskkonnast ja maksin võib-olla maks 10 euri. Pisike, aga ilus. Tagi pulmaminekuks. Kuigi pulmapäevaks lubab 32 kraadi, aga igaks juhuks. Juuksehari, sest et see on juuksehari. Kukupesa vannipallid tõin õelastele, sest miks mitte. Meigi kinnitusspray, kõige parem. Soovitan. Riideid, lihtsalt räigelt riideid. Veel natuke riideid ja nüüd siis teine pool. Väga professionaalselt pakitud, ei saa midagi halvasti öelda. Siin on kõik minu juukseviimistlusasjad. Sirgendajad, krepilokitangid, lokitangid, kehakreem, Alter Ego kuumakaitsespray ja juukselakk. UV geellakki lamp, sest why not? Me hakkame siin tegema maniküüri. Vaieldamatult kõige panemad tükk balsam ja tükk šampoon. Minul läheb juba teine tükk šampoon ja teine tükk balsam ja mõlemat reaalselt kiidan väga. Kukupesast saab, kui keegi veel ei teadnud. Siin on kõik minu laadjad, kaameralaadja, kellalaadja, telolaadja, akupank, akupangalaadja. Siin on minu meigikott, mis vaevu püsib veel koos. Siin on literaali kõike. Seda läheb meil juba homme vaja ja ka pühapäeval pulma minekuks. Käekell, sest me läheme ikkagi pulma, me tahame olla professionaalsed. Me ei taha pulmas kanda Apple Watchi. Gellakid ja ilutooted. Ma tahtsin täna rääkida sellest, kui heaks on minu näonahk läinud, aga me juba näeme, et eilse päevaga on siia tekkinud punnid, mida ei ole 6 aega olnud. Mul on 6 aega olnud täiesti nagu idekas näonahk. Aknaarm on jäänud vähemaks ja üldse kuidagi tunnen ennast palju paremini ilma meigita olles. Las ma siis näitan teile, mida mina kasutan oma näonaha peal. Kõigepealt Bioderma mitsellaarvesi. Tegelikult siia ma tõstsin ümber lumene pudelist süstlaga seda vedelikku, sest et seda kaant ei saa avada. Igal juhul sellega siis eemaldan siukse kergema meigi. Sellega eemaldan silmameigi. Sellega pesen maha kogu sodi, mis mu näos on. Kui nägu on puhas, siis me võtame appi
tooniku. Selline Ren toonik, mul on siit nii palju ära kasutatud. Ma olen vähemalt 2 kuud seda iga õhtu kasutanud. Super hea asi, maksab natuke üle 20 €, mida on minu jaoks veits palju. Ma olen endiselt säästumarketi juhataja, kui keegi teadnud. Ja seda näotoodete teemat mitte keegi ei küsinud, aga ma ikka räägin. Igal juhul jah, kui nägu on puhas, siis teen veel sellega vatitupsuga terve näo üle. See pidavad ka siis aknaarme nagu vähendama või eemaldama. Ja kui me oleme toonikuga näo üle käinud, siis me paneme öökreemi. Mingi 5-6 € äkki maksab see. Hästi mõnus, Eestis toodetud minu meelest. Ja hommikuti, isegi kui ma meiki ei pane, ma ei tea, miks ma meie käändes räägin endast, aga okei. Ma kannan SPF-i oma näole, kui te veel ei teadnud, see on must have, see peab olema sinu enda naha kaitseks. Vot, nii et siuksed asju mina kannan oma näo peal. No seda ärge vaadake, see on muidugi siin lõhnaõli, aga seda unustasin näidata, see on minu silmakreem, seda ma panen ka õhtuti, kui nägu on puhas, siis panen koos selle näokreemiga. Panen silmakreemi ka. Vot, ja saigi kohver tühjaks. Aga kuna täna on ikkagi tööpäev, siis ma võtan oma läpaka, ma teen natuke tööd. Ma töötlesin eile kella 11:30 peatsite pilte Photoshopis, ehk siis erinevat värvi peatsid, et ma saaks need panna kodukale ja nüüd ma hakkangi seda tegema. Nii et teeme tööd, siis käime vahepeal, otsime mulle Stradivariusest teksasid, sest Stradis on kõige parem valik üldse. Ja siis tuleme tagasi mu juurde. Appi, kuidas ma unustasin teile rääkida. Kas te näete midagi uut? Ma ei ole täna ripsmeid värvinud. Ma käisin ripsmete lamineerimises pluss vitamiin Botox, ma ei tea, mida see tähendab, ja lasin keemiliselt värvida. Mul ei ole praegult mitte mingit meiki peal ja mul on kulmud keemiliselt värvitud, ise värvin, eks ole. Ja siis lasin ripsmeid keemiliselt värvida, sest seda ma teha ei oska. Ja ma pean ütlema, et päris hea tulemus. Nüüd mul on vähemalt ripsmeid näha ka. Ma olen mitmed head tunnid nüüd tööd teinud. Ja et teile tõestada, et ma ei valeta, siis näiteks siin peatsite kategoorias on kõik need tooted minu loodud, ehk siis neid ei oleks siin, kui ma ei oleks neid kodukale pannud, eks ole. Näiteks võtame selle Princessi peatsi siit. Kõigepealt ma tegin siis need cover fotod, on ju, et need oleksid kõik ühes formaadis. Siis lähme Princessi peale, vaatame, kõik versioonid on õiges järjestuses. Ükshaaval tõstsin neid õigesse järjekorda. Siis meil on siin värvikesed ja need värvid vahelduvad, sest et ma tegin seda Photoshopis eile öösel. Nii et kõik ei tulegi automaatselt, kui te seda arvasite. Vot, ja siis siin all on hinnad ja kõik jutud. Nii et see on minu tänase päeva töö siis põhimõtteliselt. Siia tuleb veel tegelikult peatseid, aga ütleme, et päris hea algus on tehtud. Nüüd mul on siuke plaan, et ma lähen linna. Mul on vaja teksapükse, siniseid teksapükse, sest et mul lihtsalt ei ole neid. Ma ostsin aasta tagasi H&M-ist idekad sinised teksapüksid ja need lihtsalt rebenesid mu hargi vahelt 3 nädalat tagasi. Ja ma olen super kurb, nii et meil on vaja siniseid teksasid. Ja me lähme Stradivariusesse, nagu ma vist juba enne mainisin. Ma lähen õega lastele lasteaeda järgi, siis ma lähen saan Kristiga kokku, kes on minu 3D koguduses majandustiimi otsene ülemus. Võtame kohvi, jalutame, chillime ja siis tulen Kadri juurde tagasi. Tere tulemast minu professionaalsesse vlogi. Ma ei ole täna õhtul põhimõtteliselt mitte midagi vlogin. Ma tegelikult käisin linnas. Ma sain Kristiga kokku. Meil oli väga tore aeg. Praegult siis lama on siin lamamistooli, lihtsalt puhkan selga, sest ma olen täna kõndinud 10 kilomeetrit ja 15 000 sammu ja I am so done. Ja ma lihtsalt tahan puhata. Aga jaa, ma vist homse kohta ei ole nagu täpsemalt rääkinud. Meil on homme siis minu kalli sõbranna Mammu tüdrukute õhtu. Meil on plaanis Rummu, seal on see veepealne nii-öelda seikluspark, ei, see on raudselt mingi parem nimi. Siis meil on süke chill, kokteilikoolitus, pildistamine, suveterrassil söömine, brunch on ka muidugi. Ja kuna sinna tuleb mingi 20 tüdrukut ja ma pooli nendest ei tea üldse, siis ma ilmselt rääkida ei julge homme. Seega ma arvan, ma teen teile lihtsalt mingi ägeda montaaži. Proovin mitte väga obvious olla oma vlogimisega, sest et kõikidele inimestele ei meeldi kaamera ees olla ja kõik ei tunne ennast mega mugavalt ja ma saan sellest aru. Nii et proovin homme teha võimalikult head contenti, et teil oleks äge vaadata, et te saaksite nagu enam-vähem aimu, mida me tegime seal. Ja jah, ma arvan, ma lähen täna normaalsel ajal magama. Kell on praegu 8:30, mul on räme uni. Märkasin täna 5:30.
täiesti ebareaalne, ma ei ärka kunagi nii vara. Seega ma lähen varsti tuttu ja näeme teiega juba siis homme ja montaažis. Mina tulin eile tüdrukute õhtult ära kuskil kella 1 ajal ja magasin ennast välja, nii et oli väga meeleolukas päev. Ma natuke hiljem jutustan sellest täpsemalt, aga täna on mind jäetud minu kallite õelastega. Tere! Ja ma valvan neid täna. Ja tere, emme läks ära. Emme läks ära. Ja meie ravime tädi ja lõikame ka suu ära ja prillid. Ja, okei, käed ja suu lõikate mul ära, jah? Ja ma ei teagi, mis ma õhtupoole teen, sellepärast, et nad lähevad täna õhtul ära, terve see pere. Tere, nüüd tuli mina filmima, kes soovib olema olemas ja see on minu kuusupunn, Herman. Nii, kell on vahepeal saanud põhimõtteliselt 6. Ma tegelikult panin lapsed magama kuskil kella 1 ajal, siis läksin ise ka magama. Proovisin magada, aga reaalselt ma nägin nii haige tund, et keegi nagu, need prillid peegeldama pean ära võtma. Ma nägin unes, et keegi nagu jälitab mind ja ma pean konkreetselt põgenema tema eest, nagu surmahirmus põgenema. Nii et ma nagu magasin, aga samas ma ei puhanud. Aga nüüd ma olen siis üksinda õe juures, nad läksid Tartusse ära. Ja kui te mõtlete, kus Miku on, siis Miku tegelikult on ka Tallinnas, aga neil on täna siis poissmeeste õhtu, ehk siis eile oli meil tüdrukute õhtu, tüdrukute päev. Mariaga, tulevase pruudiga ja Miku on kella 7 saadik on üleval ja möllanud seal poissmeeste õhtul. Nii et me näeme temaga homme hommikul etenduse proovis. Me teeme näidendit Mommo Georgi pulmas nende tutvumisloo kohta ja meie koroonahuud tegutseb seal siis ja see saab suht cringe olema, aga samas mul ei ole nagu mingi probleem kellegi ees ennast mingis mõttes lolliks teha, nagu enda kallite inimeste nimel. Ma võin seda teha, et mul ei ole nagu piinlik. Aga igal juhul jah, homme meil see proov, nii et homme hommikul ma näen Mikut ja siis me jääme veel 9 ööks Tallinnasse ja siis pühapäeval ongi pulm. Vot, aga ma lähen suht kohe poodi, kuna siin ei ole midagi süüa, siis ma pean kirjutama üles, mida mul vaja on, et ma päris ära ei nälgiks, nii et teen väikse tripi Selverisse varsti. Ja ma olen ikka nii väsinud. Ma arvan, mul on see inimeste suhtlemise norm nagu täis saanud. Sest see koroona aeg kuidagi, ma ei nagu nii harjunud kodus istuma ja mitte midagi tegema ja mitte kellegagi suhtlema. Ja nüüd siis järsku on ju nagu nii-öelda vana elu taastatud ja just kui peaks kogu aeg väljas käima inimestega suhtlema, aga mina kui ekstravert isegi tunnen seda veits palju, nii et ma olen sellest suht väsinud. Aga vahepeal jõudis minuni üks pakk ja see on mega lahe, et see toodi mulle nagu ise kätte, mitte kulleriga, vaid selle inimese poolt, kes mulle kirjutas, et kas ma tahaksin teha sellise brändiga koostööd nagu Ampura. Ma ei tea, kas ma hääldasin õigesti. Igal juhul mega nunnu pakk, sellise suure koti sees tuli see. Ja siin on siis erinevad sorti õlisid sees. Siin on maisiõli, rapsiõli,
D-vitamiiniga rikastatud rapsiõli ja päevalilleõli. Ma arvan, et ma homme hommikul äkki teen pannakaid ühega nendest õlidest ja siis saan teile ka rääkida, kuidas toimis ja kuidas mulle maitseb. Mis mulle meeldib on see, et siin on see QR-kood, et sa saad nagu siit seda QR-koodi skännida ja siis sa saad mingeid retsepte vaadata. Et minul on küll viimasel täiesti olnud nagu 0 retsepti ideed, nagu mitte midagi ei tule lihtsalt pähe. Ja siis ma käingi kogu aeg mingeid suvakaid retsepte otsimas. Aga kui me näiteks proovime siin sellest pilti teha, vaatame, kas ta tunneb ära. No nii, retseptid. Selline retsept näiteks. Nii et tulevikus, kui ei ole lõuna või õhtusöögiks ideid, siis saate sealt lehelt vaadata. Aga täpsemalt ma nendest räägin siis juba homme. Praegult ma käin poes ära, ostan süüa ja lihtsalt jalutan ja chillin ja hingan värsket õhku. Tere hommikust! Ma ärkasin umbes 20 minutit tagasi. Käisin pesus ja nüüd siis natukene istun ja nii-öelda jahtun maha, sest ma hakkan kohe süüa tegema. Ja siin on räme palav ja tänaseks lubas 31 kraadi. Nii et ma ei tea, mis saab. Neljapäeval näiteks oli niimoodi, et mammu tüdrukute õhtul siis vaatasin palju sooja on. 21 kraadi ja samal ajal oli Tartus 31. Nüüd on see kuumus siia ka jõudnud. Aga samas ei saa kompleinida, sest et ma tahtsingi sellist suve ja ma tahtsingi hästi sooja suve. Lihtsalt eestlasena ikka on vaja ju millegi üle vinguda. Aga ma lubasin natukene lähemalt rääkida mammu tüdrukute õhtust. See oli hästi-hästi äge, hästi nagu tempokas, hästi mammu moodi. Et me tegimegi siukseid asju, mida mammule tegelikult meeldib teha. Ja kuigi seal olid nagu need rummuveepargid ja kokteilikoolitused ja kõik siuksed möllud, siis mulle jäid kõige rohkem meelde nagu 2 sellist eredat pilti. Üks oli see siis, kus me istusime seal suveterrassil ja siis me olime igaüks pidanud tooma mingi eseme, mis meenutaks mammule siis kas meid või meie vahelist sõprust. Ja siis mina viisin piparnundi rohelise küünalaki, ta sai kohe aru, ta sai nagu kõikidest esemetest põhimõtteliselt 90% palju õigesti. See oli nagu hästi armas mäng selles mõttes, et mammu kuidagi oskab inimeste kohta nii ilusaid asju välja tuua ja nendest kuidagi nii ilusti ja julgustavalt rääkida, et seal sai nii mõnigi pisar maha pandud, et kui ta minust rääkis, ma isegi nagu ei nutnud, aga kui ta rääkis teistest ja kui ma vaatasin, kuidas tema nagu silmad säravad. Okei, ma ei saa rääkida sellest, reaalselt ma ei saa rääkida. Nii. Igal juhul jah, et kui ma nägin nagu, kuidas tema silmad särasid oma sõbrannadest rääkides, siis mul lihtsalt nagu nii hea meel tema üle ja see oli hästi armas mäng. Ja teine asi, mis oli hästi äge, ei oota, ma toon 3 asja siis ikka välja. Me nägime freaking nöppi ja piuse. Esimese asjana, kui me Noblessnerisse läksime ja mammu pidi kohe oma ühe bingo ülesande seal ära tegema, seda te ilmselt nägite montaažis ka. Ja me nägime Viinalasse ja me nägime Toomas Hendrik Ilvest. Nagu what are the odds lihtsalt. Et see oli täiesti crazy, nagu mõtlesin, et mida veel, nagu mis järgmiseks. Ja kolmandaks, mis mulle hästi nagu meelde jäi ja hästi siukse sooja emotsiooni tekitas, oli see, et me olime siis Noblessneris ja siis mammu pidi nagu küsima ühtedelt naistelt, et mida te tegite nooruses, mida te täna kahetsete või midagi sellist või mis te tegemata jätsite, mida te kahetsete. Ja siis nad seal arutasid ja siis järsku see naine, kes nagu kõikidele küsimustele vastas, neid 3 käsi, siis üks naine oli mingi, et jaa, et me tegelikult tähistame ka täna minu tüdrukute õhtut. Jällegi, kuidas on see võimalik, et täpselt sellel õhtul, neljapäeva õhtul, täpselt seal kohas on 2 inimest, kes tähistavad oma tüdrukute õhtut ja nad satuvad omavahel suhtlema. Ja siis mammu sai tal oma selle Bride to be sildi nagu edasi kinkida ja see oli ka hästi armas, hästi-hästi armas. Nii et jah, ma võiks öelda nagu kokkuvõttes, et see oli hästi siuke ekstra, hästi palju tegevust, hästi aktiivne, hommikust õhtuni ja ma läksin isegi vara ära, ma läksin mingi 1 ajal ära, sest ma olen vana inimene ja mul on vaja unetunnid täis saada. Tegelikult mul hakkas natuke migreen juba tekkima ka, sest ma olin suht varakult üleval ja ma olin päris palju suhelnud tol päeval ja ma sain kindlasti oma suhtlusnormi nüüd pikaks ajaks täis. Võrrast ma ei ole harjunud nagu inimestega nii palju suhtlema, aga see oli äge. Ma ei kompleini. Aga nüüd kuna on ikkagi hommik, mul on siin tead käterätt peas ja hakkan vaikselt süüa tegema, siis ma räägin teile natuke lähemalt nendest õlidest. Ja ei, ma ei räägi mingisugustest raviõlidest või mingisest kahtlasest kaubast, vaid ma räägin ikkagi toiduõlidest. Ja võib-olla kui see Ampora teile nagu midagi ei ütle, siis tegelikult see on endine Risso, ehk siis nad vahetavad nime selle Ampora vastu, et Rissot peaks vist küll igaüks teadma. Ja mida ma eile ka hästi põgusalt näitasin, on see, et neil on siuke kampaania praegu käimas, ehk siis kui sa ostad vähemalt ühe selle Ampora õli, siis see tuleb registreerida
nende kodulehel ja siin on siis kõik need nii-öelda tingimused kirjas ja tegelikult nende kodulehel on ka kogu info olemas. See Be Green Egg, kusjuures ma olen reaalselt mõelnud seda soetades, see tundub nagu ülipraktiline asi, eriti suvel. Nii et ma ei tea, ma loodan, et ma võidan siit selle Green Eggi ja siis lisaks need kinkekomplektid ka, mida meile teile näitasin, ehk siis see pajakinnas ja lõikelaud ja need pannilabidad. Ja nagu ma ütlesin ka, siis neil on hästi palju põnevaid retsepte ka kodukul, mida ma kindlasti tahan see suvi järgi proovida. Nii et kui poes näete selliseid, siis teate, et suurelt on küll amfora kirjas, aga tegelikult need on siis nii-öelda endised rissoõlid. Ja no see asi siin näeb küll suht nästi välja, aga tegelikult ma tegin eile valmis pannkoogi taigna, kuhu sisse ma panin siis suhkru asemel banaani, et ta nagu magustaks seda, aga samas ma ei taha nagu päris suhkurt siia panna, nii et ma panin siis banaani selle asemel. Ja siit paneme ka panni tööle ja hakkame pannukaid valmistama. Ma arvan, ma täna valin selle, kus oli see D-vitamiiniga, võtame selle õli, teeme sellega pannukaid. Nii, pannukad on söödud, kõht on täis, mina oma uue käekotiga lähen etenduse proovi, sest et homme on juba pulm. What are those? Ise valisin sponsored by sõbrad sõbra. Mingi teist korda elus nii otsadel. Sahot mamma! Eleka kanal ka muud contenti tulema lihtsalt. Uusmine. Tere! Kuidas sulle meeldib minu uus stiil? Tere tulemast siis meie Proovis on meil käidud ja tegelikult kell on juba 3 saamas. Teen kanasalatit ja ma näitan teile, mis ma sinna sisse panen ja kuidas ma seda teen. See on nagu ülilihtne, ülimaitsev, ülikerge sellisel palaval päeval nagu täna. Täna on 30 kraadi. Seega ma näitan teile, kuidas valmib minu üks kõige lemmikum salat. Okei, ma sain siin oma põhjaga valmis ja reaalsus on see, et ma ei jõudnud mitte midagi vlogida, sest et ma tegin Instagrami reelsi sellest asjast samal ajal. Siin on siis tavaline salatipõhi, tomatid, kirstomatid siis, kurk, fetajuust, mozzarella. Siin ma valmistasin ette šampinjonid, need lähevad siis õli ja võiseguga pannile. Siin on jahu soola ja pipraga. Siin on riivsai ja tegelikult siia vahele, kuna ma sain need kausid otsa praegu, siia tuleb muna, lahti löödud muna. Ja selles järjekorras käivad siis kanatükid siit seest läbi, siia panen veel muna ja läheb pannile, siis ma saan paneeritud kana. Nii, ma paneerisin kana ära ja nüüd võime sööma hakata. Mikko, tule! Mega ilus näeb välja ja ülimaitsev. Salat on söödud, kõhud on täis ja meie lähme nüüd oma kallite ligedega ehk siis Joosu ja Margega randa ja teeme väikse pikniku ja lihtsalt chillime ja jagame, kuidas vahepeal läinud on. Egas siis midagi, kui et tavaprillid vahetame päikseprillide vastu ja lähme käime Kristiines, shoppame veits ja siis lähme võtame liget peale ja lähme randa. Kell on saanud 12 läbi. Meie käisime vahepeal ligedega kuskil Männikukarjääri lähedal ujumas. Väga mõnus oli ja hiljem läksime, tegime pitsat nende juures ja lihtsalt chillisime ja rääkisime juttu ja ma vaatasin kella, kui me ära läksime ja me olime põhimõtteliselt 5 tundi nendega koos. Ja ma ei tea, mis värk on, aga nendega nagu kogu aeg lihtsalt aeg nagu kaob käest või nagu lendab. Et hästi mõnus on nendega koos olla. Ja nüüd ma võtan selle vlogi otsad kokku. Ma algul mõtlesin, et äkki ma vlogin pulmas ka, aga siis ma sain aru, et see on nii räme hustle ja nende pulmast tuleb eraldi video ka. Markus Mäemets filmib, eks ole. Eesti kõige parem videograaf koos Toomas Vardjaga. Ja Markuse videod mulle väga meeldivad. Nii et sellest tuleb niikuinii eraldi video. Ma ei hakka nii-öelda topelttööd tegema, ei hakka vlogima seal, vaid naudin pulma. Ja ma siiralt loodan, et teile meeldis see vlog. Kui meeldis, siis ole hea, pane like ja kommenteeri,
kui sa soovid, mis sulle meeldis või mida sa tahaksid rohkem minu videodes näha, see oleks väga vahva. Ja kui sa pole veel subscribe vajutanud, siis tee seda ka, kui sulle meeldivad mu videod. Vot, nii et homme me lähme siis pulma ja öösel sõidame Tartusse tagasi, kus ma ei ole olnud peaaegu nädal aega. Nii et näeme teiega juba järgmises videos ja olge tublid, nautige suve, nautige neid hullumeelselt sooje päevi, selleks suvi ongi ja hoidke ennast. Davai!